Hispaanial on nüüd küllalt. Ta on juba üle 4 aasta jälginud, kuidas Putini väed üritavad Ukrainas laastamistööd teha ning on kogu sõja vältel Ukrainat toetanud. Nüüd on Hispaania andnud hävitava löögi. Oma viimase abipaketiga on Hispaania andnud Ukrainale täpselt seda, mida on vaja, et tulla toime Vene õhuohuga ja aidata Ukrainal läbi viia vasturünnakuid maapinnal. Putin on äsja muutunud jõuetuks ja see kõik on tänu sellele, et Hispaania annab Ukrainale täpselt seda, mida neil vaja on. Uudis tuli välja 22. aprillil. Hispaania kavatseb Ukrainale tarnida 100 Vamtak soomustatud taktikalist sõidukit koos täpsustamata koguse 155 mm suurtükimürskudega. Ukraina kaitseministeerium teatas saadetisest ametlikus pressiteates, öeldes, et tarned algavad mais. Teade järgnes kohtumisele Ukraina kaitseministri Mihhailo Fjodorovi ja tema Hispaania kolleegi Margarita Roblesi vahel. Ukraina pool tänas Hispaaniat otsuse eest eraldada 2026 aastal 1 miljard eurot abi. Kohtumise käigus arutasid pooled nende ressursside kõige tõhusamat kasutamist vastavalt Ukraina prioriteetidele, teatas ministeerium, avaldades, kui palju Hispaania on 2026 aasta lõpuks Ukraina abistamiseks kulutanud. 1 miljard eurot võrdub ligikaudu 1,15 miljardi dollariga, mis tähendab, et tegemist on märkimisväärse abipaketiga nii varustuse osas, mida Ukraina saab, kui ka raha osas, mille Hispaania on sellesse panustanud. Robles lisas oma osa Putini ja tema vägede kritiseerimisse. Pravda andmetel avaldas ta, et üle 9000 sõduri saab Hispaania vägedelt väljaõpet aprilli lõpuks. Ta lisas ka väga terava sõnumi Putinile selle kohta, mida Hispaania nende sammudega teeb. See koostöö näitab meie riigi pühendumust demokraatlike väärtuste, vabaduse ning õiglase ja püsiva rahu kaitsmisele. Teisisõnu, Putin, sa oled oma õnne liiga kaua proovile pannud ja on aeg Ukrainast lahkuda. Siit läheb Putini jaoks asi tõsiseks. Relvad, mida Hispaania hakkab alates maist tarnima, ei ole lihtsalt tema ladudest võetud ülejäägid. Need on relvad ja sõidukid, mida Ukraina vajab väga konkreetsete ohtude vasturünnakuks, mis tähendab, et need on hoolikalt valitud ja Ukraina jaoks ette valmistatud. Näete miks, kui läheme üksikasjalikumalt Vamtaki juurde, aga anname teile väikese vihje selle sõja aspekti kohta, kus see sõiduk kõige rohkem silma paistab. Enne Fjodorovi ja Roblesi kohtumist oli Hispaania teinud Ukrainale veel ühe tarnet. 30. kuupäeval teatati, et Hispaania oli saatnud 5 Patriot PAC-2 raketitõrjeraketti, millest igaühe väärtus oli 3–4 miljonit dollarit. See üleandmine toimus ajal, mil Ukraina seisis silmitsi kitsaskohaga oma Patrioti rakettide varudes, mille oli põhjustanud nende rakettide nõudluse kasv, mis tulenes operatsioonist Epic Fury. Hispaania andis Ukrainale olulise õhutõrje ajutise lahenduse, kandes raketid üle oma enda suurtükiväeüksustest. 100 Vamtaki sõidukiga on see andnud tohutu panuse Ukraina õhutõrjevõrku. Meie kirjeldus Vamtasist kui soomustatud taktikalise sõidukina ei anna tegelikult hästi edasi, mida see varustus suudab pakkuda. Aga et mõista, miks see nii on, peame süvenema teise varustusse, mida Ukraina on kasutanud oma taeva kaitsmiseks. Suurbritannias toodetud Rapid Ranger on suure osa sõjast mänginud Ukrainas võtmerolli. See mobiilne ja automatiseeritud platvorm, mis on loodud õhust tulevate ohtude nagu droonide hävitamiseks väga lähedalt, pakub täielikku teadlikkust ümbrusest kõikjal, kuhu see paigutatakse. See on samuti modulaarne. United 24 Media märgib, et Rapid Rangerit saab varustada erinevate radaritega, mis võimaldavad sellel töötada nii iseseisvalt kui ka osana laiemast õhutõrjevõrgustikust. Lisaks saab sellele paigaldada panoraamse infrapunaanduri, mis võimaldab tuvastada sihtmärke kaugemal kui Rapid Rangeri tavapärane 15 kilomeetri ehk 9,3 miili ulatus. Rapid Ranger kasutab sihtmärkide tabamiseks ka Martlet kergeid mitmeotstarbelisi rakette ehk LMM-e. See raket suudab tabada lähenevat ohtu kuni 7 kilomeetri ehk 4,3 miili kauguselt ning kasutab otseste tabamuste tagamiseks infrapuna- ja laserjuhtimise kombinatsiooni. See kehtib isegi siis, kui läheneval sihtmärgil on madal soojusjälg, mis on sageli nii Venemaa kaugmaa ründedroonide puhul. Ukrainal on neid rakette palju. Ta sai neid 100 peaaegu pool aastat enne tähtaega juba oktoobris ning tõenäoliselt saab ta lähikuudel Ühendkuningriigilt veel 100 juurde. See kõik on tore, võite mõelda. Aga mis pistmist on sel kõigel Vamtakiga? Üks lause United 24 Media raportist paljastab kõik. Ukraina teenistuses paigaldatakse Rapid Rangeri üksused sageli Hispaanias toodetud URO Vamtak taktikalistele sõidukitele, mis suudavad saavutada kuni 135 km tunnikiiruse ja kiiresti suuri vahemaid läbida, teatab väljaanne. Ja just nii saab kõik selgeks. Hispaania pole Ukrainale lihtsalt suvalisi sõidukeid andnud. See tarnib 100 lahingutes tõestatud sõidukit, mis sobivad ühe kõige olulisema õhutõrjesüsteemiga, mida Ukraina on kasutanud Venemaa droonide ja rakettide tõrjumiseks.
Ühendkuningriik tarnib õhutõrjesüsteemid ja raketid. Hispaania annab raketid, mis muudavad selle õhutõrjesüsteemi uskumatult võimsaks ohuks Putini õhurünnakute kampaaniale. See on kahelöögiline rünnak, mida Putin oleks pidanud ette nägema. Lõppude lõpuks on just sellist koostööd ja süsteemide integreerimist oodata kahelt NATO partnerilt, kelle ühine eesmärk on aidata Ukrainal võidelda Putini türannia vastu. Vaatame hetkeks lähemalt Vamtašit ennast. Ühendkuningriik tunnistab kindlasti, kui väärtuslik on Hispaania sõiduk. 2025 aasta augustis avaldas Army Recognition, et Ühendkuningriik teatas 2024 aasta juulis plaanist osta Hispaaniast veel Vamtašeid. Miks? Selleks, et saaks neile paigaldada Rapid Rangeri õhutõrjesüsteeme, täpselt nii, nagu Ukraina praegu teeb. Vamtac on selle töö jaoks ideaalne sõiduk. See on umbes võrreldav USA's toodetud Humveega, olles nelikveoline sõiduk, mis on loodud pakkuma maksimaalset liikuvust erinevatel maastikel. Kuigi Vamtac toodi turule 90ndate lõpus, on see aastate jooksul läbinud mitu uuendust, mis viitab modulaarsele ülesehitusele, mis võimaldab kasutajal sõidukit oma vajaduste järgi kohandada. Sõiduk, mis algselt oli mõeldud vägede transpordiks, erioperatsioonideks ja luureks, on nüüdseks arenenud õhutõrje hiiglaseks, mida saab varustada süsteemidega, mis suudavad tulistada nii LMM-e kui ka suure kiirusega rakette ehk HVM-e. Jaa, Vamtašit ei kasutata ainult õhutõrjeks. See sõiduk on relvastuse poolest uskumatult mitmekülgne. Lisaks Rapid Rangerile ja sarnastele õhutõrjesüsteemidele saab Vamtacile paigaldada 7,62 mm kuulipilduja, 40 mm granaadiheitjaid, 81 mm miinipildujaid või 106 mm tagasilöögita kahuri. Ukraina saab sellele paigaldada ka tankitõrje juhitavaid rakette, luues sisuliselt väga mobiilse tankitapja, mis suudab Venemaa metallist koletiste ümberringe sõita ja enne nende mängust eemaldamist võimsa lõhkeainega löögi anda. Liikuvuse osas oleme juba maininud, et Vamtac suudab saavutada tippkiiruseks 135 km tunnis, mis on peaaegu 84 miili tunnis. See on soomusmasina kohta kiire. Kütusepaak annab sellele 600 kilomeetri ehk 372 miili sõiduulatuse, mis on samuti oluline õhutõrje seisukohalt. See tähendab, et Rapid Rangeriga varustatud Vamtac saab saata ühte kohta, tulistada oma raketid välja ja seejärel sõita miile, et jõuda järgmisesse kohta sama tegema. Lumi, Muuda, jää, liiv ja kivine maastik ei suuda samuti Vamtacit peatada. See suudab põgeneda või liikuda järgmisse asukohta, ilma et peaks muretsema millegi külge kinni jäämise pärast, mis muudaks selle Vene vasturünnakule haavatavaks. Ja kuidagi läheb asi veel paremaks. Ka nõlvad ei ole probleemiks. Vamtac suudab sõita kuni 70% kallakutel. See suudab ületada vett, mille sügavus on standardvarustuses 750 mm või erivarustusega kuni 1500 mm. See on peaaegu 1,5 meetrit vett, mis ei suuda selle Hispaania sõiduki teele ette jääda. Kõik see viib meid lihtsa järelduseni. Hispaania annab Ukrainale 100 kõige mitmekülgsemat soomukit, mida Ukraina liitlased pakkuda saavad. Ära unusta 155 mm suurtükimürske. Kahjuks ei täpsusta ei Ukraina kaitseministeerium ega ükski Hispaania viimaste annetuste raportitest, kui palju neist mürskudest Ukraina saab. Need mürssuud sobivad mitmete lääne suurtükisüsteemidega, mis Ukrainal on, lisaks Ukraina enda välja töötatud Bodana iseliikur suurtükile. Jällegi näeme integratsiooni ja koostööd. Kõigepealt olid Ühendkuningriigi õhutõrjesüsteemid Hispaania sõidukitega, siis Hispaania suurtükimürsud Ukraina suurtükisüsteemidega. Siin näeme Hispaania ja Ukraina vahelise suhte tugevnemist, mis oli juba varem väga tugev. Nüüd ehitatakse juba olemasolevale vundamendile edasi. Aga enne kui selleni jõuame, peame süvenema sellesse, mida see viimane saadetis Ukrainale lahinguväljal pakub. Ja enne seda, see on sulle kiire meeldetuletus, et sa vaatad saadet The Military Show. Kui selline sisu sind huvitab, siis kindlasti telli meie kanal, et sa ei jääks ilma ühestki meie videost. Nii et me mõistame, et Vamtac saab olema Ukrainale kasulik, kui tuleb silmitsi seista Venemaa õhuohuga. Kui kasulik see tegelikult on, selgub siis, kui vaatame numbritele lähemalt otsa. Ainult märtsis teatas Ukraina kaitseministeerium, et Venemaa lasi nende territooriumile 6462 drooni ja 138 erinevat tüüpi raketti. Ukraina tegi suurepärast tööd, peatades enamiku neist rakettidest ja droonidest. 5833 drooni ja 102 raketti hävitati Ukraina tule- ja elektroonilise sõjapidamise süsteemide poolt. Kõigist rünnakutest, mille Venemaa märtsis korraldas, oli 24. märtsi rünnak kõige hirmuäratavam. Sel päeval kättis Ukraina taevast lausa 948 drooni ja 34 raketti. Maats polnud sugugi erand. Ukraina sissetungi jooksul oleme näinud, kuidas Venemaa on oma drooni- ja raketirünnakuid pööraselt suurendanud.
2025 aasta paistis olevat see aeg, kui Putini õhurünnakute kampaania muutus Ukrainale halvast tõeliselt kohutavaks. 2025 aasta esimese 6 kuu jooksul kasvas Venemaa õhurünnakutes kasutatud laskemoonade arv järk-järgult keskmiselt 50 kuni 100 pealt peaaegu 200 nii. Siis saabus suvi ja droonide ning rakettide kampaania muutus palju hullemaks. Mõne ühepäevase rünnaku maht hakkas juunis lähenema ligi 500 ründevahendile. Alates juulist korraldas Venemaa mitu rünnakut, milles kasutati üle 600 drooni, sealhulgas mitu rünnakut, kus laskemoonade arv ületas 700. Venemaa on oma õhurünnakute kampaaniat hoogustanud. Venemaa toodab rohkem Shahed-tüüpi droone ja peibutisi kui kunagi varem ning ühendab oma tohutud drooniparved rakettidega, püüdes selgelt üle koormata Ukraina õhutõrjet. Just siin muutuvad õhutõrjesüsteemidega Vantakid tõeliselt oluliseks. Nende sõidukite mobiilsuse ja tulejõu kombinatsioon võimaldab Ukrainal tugevdada oma õhutõrjevõrku ajal, mil Putin näib toetuvat õhurünnakutele, et nõrgestada Ukraina tagalat, et Venemaa saaks lahinguväljal tekitatud kahju ära kasutada. See on kõik lihtne sõjaaegne matemaatika. Mida vähem droone ja rakette tabab Ukraina linnu, taristut ja logistikat tagalas, seda tugevamaks muutub Ukraina kaitse Venemaa maismaarünnakute vastu. Ukraina õhutõrje ei olnud sugugi nõrk juba enne viimase Vamtaki partii saabumist. Nagu Euroopa Poliitika-analüüsi keskus ehk SEPA märkis 13. aprilli artiklis, on Ukraina õhutõrje juba maailma tasemel ja muutub aina paremaks. Tõrjedroonide kasutuselevõtt on olnud ulatuslik. Ukraina suutlikkus toime tulla Venemaa Shahed-tüüpi rünnakutega on märkimisväärne. Nad on samuti edukalt tegutsenud Venemaa FPV-drooni ja sarnaste mehitamata sõidukite vastu, mistõttu Ukraina väidab, et ainuüksi märtsis tulistati nende uuenduslike relvadega alla 33 000 sihtmärki. SIPA märgib, et Ukraina tõrjevõimekus on järjest paranenud. 2025 aasta sügisel jõudis mõnel kuul kuni 19% Venemaa droonidest oma sihtmärkideni. Martsiks oli see number langenud keskmiselt 8%-ni. Ja Ukraina eesmärk on peatada vähemalt 95% Venemaa droonidest ja rakettivest, luues kihilise õhutõrjesüsteemi. Rapid Rangeri õhutõrjesüsteemidega varustatud Vantak sobib kihilisse lähenemisse ideaalselt. See on lühimaa droonitõrjerelv, mis suudab hävitada Vene droone, mis suudavad vältida Ukraina poolt kasutusele võetud tõrjevahendeid ja muid kaitsesüsteeme. Kõik taandub sellele, et Ukrainal oleks võimalikult palju valikuid. Ja muidugi see, et Ukraina saab varustada oma 100 uut Vamtakit terve hulga teiste relvadega, mis muudavad need kasulikuks maismaaoperatsioonidel, avab igasuguseid võimalusi, mis ulatuvad kaugemale pelgalt kaitsest. Rääkides maismaaoperatsioonidest, siis just seal tulevad mängu need suurtükimürsud, mida Ukraina saab Hispaaniast. See laskemoon aitab Ukrainat kahel viisil, tugevdades oma tapitsoonide kaitsetaktikat ja aidates läbi viia vastu pealetungi. Sellel samal kanalil on palju räägitud Ukraina tapitsoonidest. Miilide pikkused tapitsoonid ühendavad maapealsed kaitsevahendid nagu okastraat, miinid ja tankitõrjekraavid pideva ohuga, et 100 FPV-droonid tiirutavad ümberringi, otsides Vene sõdureid, kes on piisavalt rumalad, et tapalõksudesse sattuda. Loomulikult annab tark Vene komandör, ja tundub, et neid pole selles sõjas enam palju alles, oma sõduritele käsu neid tapitsoone nii palju kui võimalik vältida. Ukraina soovibki, et nii juhtuks. Paljud maapinnale paigutatud kaitsevahendid ongi mõeldud selleks, et suunata Vene sõdurid kindlatesse koridoridesse, mis viivad nad lagendikele ja varitsuskohtadesse. Mis edasi saab? Droonid ja suurtükituli hakkavad sadama, rebides Vene vägesid ja soomust armutult. Ukrainal on piisavalt droone, et seda strateegiat jätkata. Riigi eesmärk on toota ainuüksi 2026 aastal 7 miljonit drooni. See koostööga mitme Euroopa riigiga hoiab drooniohu kõrgel Ukraina loodud varitsuskohtades. Ukrainal on vaja nii palju suurtükimürske, kui ta suudab hankida, et muuta oma varitsused võimalikult surmavaks. Hispaania viimane abipakett toetab laskemoona kanalit, mida toetavad ka Tšehhi algatus ja Ukraina enda kodumaine suurtüki tootmine. Siis on veel Ukraina vastu pealetung. Kuna Venemaa kaotas veebruaris juurdepääsu Starlinkile, on Ukraina maaväed alustanud vasturünnakuid riigi lõunaosas, millega on tagasi vallutatud suuri alasid. Aprilli alguseks teatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sirskõi, et Ukraina on vabastanud 12 asulat ja tagasi vallutanud 480 ruutkilomeetrit, ehk umbes 185 ruutmiili territooriumi. Ukraina on selle saavutanud, kasutades ära suhtluskaost hallides tsoonides, mis ulatuvad rindeliinidest kaugemale. Droonide toel tegutsevad otsingu- ja hävitusüksused kõrvaldavad Vene sisseimvujaid, kelle kontroll vallutatud territooriumi üle oli niigi nõrk.
Mis puudutab Venemaa tugevamaid kaitseliine, siis suurtükivägi võib siin mängida väga suurt rolli. Piisab vaid sellest, kui luuredroon avastab Vene positsiooni, et Ukrainal oleks kogu vajalik info, et korraldada sellele positsioonile ühisrünnak suurtükiväe ja droonidega. Jällegi, selliste rünnakute läbiviimiseks on vaja laskemoona. Hispaania on just andnud selle laskemoona koos oma Vämtäksidega ning sellega võib ta aidata Ukrainal tagasi vallutada rohkem oma territooriumi Venemaalt ajal, kui Putin üritab jätkata oma ebaõnnestuvat kevadrünnakut. Kõik see ajab Putini raevu. Aga Venemaa jaoks on tõeline probleem see. Hispaania viimane annetus on veel üks märk sellest, et Putini arvukad katsed tekitada lõhesid Ukraina ja tema lääne partnerite vahel on läbi kukkumas. Teised märkmed Fedorovi ja Roblase kohtumiselt puudutavad mõlema poole pühendumust suurendada oma kaitsealast koostööd, keskendudes eriti õhutõrjele ja kaugmaamoonale, teatab RBC Ukraina. Mõlemad riigid on nimetanud Ukraina õhuruumi kaitsmise prioriteediks ning see tähendab, et Vämtäkid, mis võiksid aidata Ukraina õhutõrjet, ei ole sugugi ainus asi, mida Hispaania plaanib pakkuda. Kas sa mäletad neid 5 Patrioti raketitõrjeraketti, mida me videos varem mainisime? RBC Ukraina andmetel töötab Hispaania nüüd koos Ukrainaga selle nimel, et tarnida võimalikult palju Patrioti süsteeme ning integreerida erinevat tüüpi relvi, et tugevdada Ukraina kaitsevõimet. Fjodorov lisas, et Perl-mehhanism, mis loodi selleks, et võimaldada NATO riikidel osta USA's valmistatud relvi Ukrainale, on nende jõupingutuste jaoks ülioluline. Juba enne seda kõike oli Hispaania väga selgelt välja öelnud, et nende arvates on koostöö Ukrainaga parim viis Putini agressiooniga toime tulla. 2025 aasta augustis selgitas Hispaania välisminister José Manuel Alvarez selle kõik lahti. Parim julgeolekugarantii Ukrainale praeguses olukorras on tugevdada Ukraina armeed, sest just see tagab täna Ukraina turvalisuse, suveräänsuse ja vabaduse. Ja just seda me teemegi, varustame sõjavarustusega, et tagada, et Ukraina armee suudab tagada Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse, kinnitas Alvarez. Mida ta küll välja ei öelnud, kuid mida tema avaldusest võib järeldada, on see, et Hispaania mõistab, et Ukraina on esimene kaitseliin Venemaa sõjaväe vastu, kellel on kavatsused laieneda veelgi Euroopas. Kui Ukraina ebaõnnestub, on NATOl probleem. Ukraina varustamine praegu tähendab, et Venemaa ei saa tungida ülejäänud Euroopasse. Liigume nüüd edasi 18. märtsi ja näeme veelgi rohkem tõendeid Ukraina ja Hispaania kasvavate sidemete kohta. Ukraina valis selle kuupäeva, et teatada 5 uue kahepoolse lepingu allkirjastamisest Hispaaniaga, mille kohaselt hakkavad 2 riiki tegema koostööd ühise kaitsetööstuse ja raudteede moderniseerimise vallas ning lisaks ka erinevates finantsküsimustes. Vladimir Putin ei taha näha, et sellised asjad juhtuvad. Tema sissetung pidi põhjustama ülejäänud Euroopas bürokraatliku kaose, samal ajal kui Venemaa Ukrainast läbi marsiks. Selle asemel on Vladimir Putin suutnud muuta Ukraina tugevamaks nii sõjaliselt kui ka mõjuka geopoliitilise mängijana. Seega on Hispaania viimasel abipakil lahinguväljal suured tagajärjed. Kuid just see sõnum, mis peitub selle metalli taga, teeb Vladimir Putinit kõige rohkem murelikuks. Hispaania on endiselt Ukraina liitlane ja Venemaa ei saa selle vastu midagi teha. Ukraina ja Hispaania süvenevad sidemed on vaid osa palju laiemast koostööst Ukraina ja tema Euroopa partnerite vahel, et võidelda Venemaa agressiooni vastu. Ida-Euroopas ja eriti Bulgaarias tehakse samme, mis võivad kujundada kogu Euroopa julgeolekumaastikku aastateks. Need sammud puudutavad Ukrainat ja saate teada, kuidas, vaadates meie videot. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show kanal, et olla kursis viimaste analüüsidega Ukraina ja Euroopa julgeoleku arengutest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!